Kuhu me oleme praeguseks digiriigina jõudnud, millised on meie suurimad väljakutsed? Need on küsimused, millele otsiti täna Riigikogu majanduskomisjoni digiühiskonna arengukava arutelul vastuseid. Tänase päeva väljakutsed seisavad ilmselgelt väga palju majanduses ja seisavad julgeolekus. Ja me räägime majandusest siis väga selgelt ka tehnoloogia uuenemises ja tehisaruajastus, millega me peame kõige paremal moel kaasa minema. Ja see arengukava põhimõtteliselt keskendub 4 asjale, see on andmed, see on tehisaru, see on kiire interneti kättesaadavus ja küberturvalisus. Otse loomulikult ei saa digiteenustest rääkides üle ega ümber tehisarust. Kas ja kui palju seda riigiteenustesse tuua saaks, aga ka üldiselt, kui suurt rolli see tulevikus mängida võiks. Lisaks on igas valdkonnas digiajastul mured erinevad. Tuleb aga aru saada, et omavalitsused on Eestis erinevad, nende võimekus on erinev ja kui riik tahab sellist kasutusmugavust ja kogemust ühtseks tervikuks luua, näiteks sündmusteenuseid arendada, et siis omavalitsustel on seal hästi oluline roll, sest omavalitsusteenused tihti riigiteenustega haakuvad ja nende sidumine ei ole väga lihtne, kuna omavalitsustel täna kõikidel vastavad süsteeme, mis siis riigisüsteemidega suhtleks lihtsalt ei ole. Tuludeklaratsiooni saab esitada mõne klikiga, enda terviseandmeid leiab mugavalt terviseportaalist. Eesti äpis on olemas dokumendid ja info, dokumente saab allkirjastada digitaalselt. Süsteeme on palju, aga ka näiteks pensionisüsteem on ajast ja arust, uuendamiseks aga puudub raha. Põhimõtteliselt see, mismoodi praegusel hetkel on kõikide toetuste ja pensionite väljamaksmise digisüsteem arendatud, on üks absoluutne tööõnnetus ja see tuleb võimalikult kiiresti korda teha. Riigis on erineva mahuga ja keerukusega süsteeme, see on selge, ja pensionisüsteem kindlasti ei ole üks lihtsate killast. Et arvestades seda, et kui palju on tõenäoliselt põhiprotsessis ka juba sisse kodeeritud keerukusi, et näiteks erinevaid pensioniliike, siis tõenäoliselt ka sealt tulevad ka tehnoloogias väljakutsed, millega tuleb siis jätkupidevalt tegeleda. Digiühiskonna arengukava on planeeritud küll 2035. aastani, aga seda täiendatakse igal aastal uuesti. Mul on väga hea meel, et digiühiskonna arengukava on selline elav dokument, sest meil on digiühiskonna arengukava kehtiv täna olemas, seda uuendatakse ja siis selle kantakse selline uus hoog. Aga just rõhutan seda, et selleks on vaja ka riigil leida ressursid ja vahendid, et need ilusad ideed kõik ellu viia. Kui suur see probleem selle ressursside leidmisega siis on? Need ressursid tuleb leida. See on probleem, sest et see asi kiiremini läheks ja omavalitsustele mugavamalt, siis kahjuks omavalitsused ise ei suuda alati, et seda me näeme, et see on probleem kindlasti, mida tõstatada. Et kui suur see on skaalal 1-10, ma ütleksin 6-7. Meil on riigis olukord, kus meil on kõik asjad tegelikult, kui me vaatame eriti Eestit väljaspoolt Eestit, on Eesti väga ilus vaadata, aga annab paremini teha. Ja sellepärast ka digiriigi peatükk väga selgelt toob ka välja riigi tõhususe kasvatamise ja toob ka selle, et me peaksime rohkem kesksemalt komponente kasutama, me peaksime juhtimist tõmbama kokku ja ka teatud määral oma struktuuri, organisatsiooni ja protsessi konsolideerima. Arengukava jõuab Riigikogu täiskogu ette nädala pärast 16. aprillil.